teeme palun suure aplausi, see on Daniel Weinberg! Kõik jäi püsima. Minu vanaema vaatas palju sellist seriaali nagu Kodus ja võõrsil. Kas ka teie oma? Üliveider oli lapsena teisest toast kuulata vanaema ülivaljult kuulamas sarja Kodus ja võõrsil. Miks te küsite? Sellepärast, et eestikeelses dubleeringus tegi kõiki neid tegelasi, nii naisi kui mehi, seesama mees. Ja seda oli lihtsalt üliveider kuulda. Anastasia, minu tunded sinu vastu pole ealeski vaibunud. Ma tean, Gabriel. Ka mina tunnen samamoodi, aga minu naiselik taip ütleb ei. Ma arvan, et su naiselik taip tahab tupsu panna ja Fifat mängida. Väga äge on olla siin teie ees. Mul on hea meel, et stand-up on jälle lubatud. Mul on hea meel, et koroonavirus sai läbi. Või no ta ei saanud läbi, meil on pohhui nüüd lihtsalt. Ja muideks, sorry, et ma ütlen koroonavirus. Lihtsalt vaadake, see sõna on mulle pähe juurdunud, sest et ma elan ühe vene pere juures. Okei, see on veider viis öelda, et ma elan oma vanematega. Aga ma 3 kuud, ma ei ole muud kuulnud uudistes kui lihtsalt koroonavirus, Putin harasho, koroonavirus. Ma ei viitsi enam. Aga kui me juba räägime rahvustest, mina jäin uhkeks eestlaste üle selles kriisis. Minu meelest me jäime iseendaks, on ju. See on midagi, mille üle uhke olla. Sest igal pool mujal maailmas nad teesklesid, et nad hoolivad arstidest ja eesliini töötajatest. Mitte Eestis. Mäletan, meil oli üks uudisteartikkel, arst andis intervjuu, kus ta rääkiski oma hädadest. Tead, jumala raske on, ma ei ole nädalaid oma lapsi näinud, mul kõrvad kukuvad maski tõttu ära, palun püsige kodus. Ja kõige populaarsem kommentaar selle loo all oli, nojah, keegi ei palunud sul töölepingul alla kirjutada. Ise sa andsid Hippokrates vande. Ja mulle meeldibki see eestlaste juures, meil on jää veenides. Me oleme küünilised, see hoiab meid elus. Meie president on ju, ta üritas veits midagi positiivset, mingit ühtsust tuua. Mäletate, kui ta seda kampaaniat tegi? Täna õhtul kell 8 tulevad kõik telefoniga akna ette, panevad taskulambi sisse ja lehvitavad, et näidata ühtsust kõigile. Ja naljakas on see, et mitte keegi ei teinud seda. Inimesed olid pigem just nagu pane laualamp ka kinni. Lapsuke pane öölamp kinni, täna me magame koletistega. See on Eesti igaüks enda eest. Ma kujutan ette, kuidas isegi Delfi saatis mingisuguse fotograafi kuskile Õismäele paneelmaju pildistama. Ei, see tuleb diskokera. See tuleshow tuleb amazing. Ja siis fotograaf läheb, see paneelmaju, ei ole tulevärk, on Mordor. Pime maa. Ja ma kujutangi ette lihtsalt, kuidas mingisugune fotograafi on ju praktikant, naiivne, on ju nagu boss, ma näen seal aknas mingi vilksatus. Ai, nad teevad meist pilti. Nad panevad selle märgatud Tallinnas gruppi. Kas keegi nägi neid idioote, kes usuvad Eesti ühtsusesse? Kas on sul elus juhtunud mingi selline seik, kus sa kõigest väest püüad midagi väga halba ära hoida, aga mida rohkem sa saatusega nussid, seda hullem see kuradi litakas tuleb lõpuks. On sul juhtunud? Hetkel ei tule meelde, okei. No ma räägin siis enda loo. Kõik ei pea sinu kohta olema. Maailm ei pöörle su ümber. Sa hea lõuaga mees. Kõik naeravad, sest nad enne panid ka tähele, et noh. Jumal jagab kinnise käega.
Aasta aega tagasi me käisime koomikutega Šotimaal Edinburghi komöödiafestivalil. Me tegime seal 6 aega järjest stand-upi ja seal olles ma avastasin midagi, mis mu elu ära rikkus. Odav savu. Jah, just. Ma tegin seal nii palju savu, see ondi see. Ma ei kirjutanud ühtegi nalja. See ja üks asi, mida kanep paneb sind tegema. See paneb sind kontrollimatult sööma. Ükskõik mida. Kindermuna koos mängu asjaga. Peotäie mentost, jome koolad peale. Ülinämm. Ja ma sõingi nagu täielik parasjoonak ikka. Ma olin nagu, ma olin ikka põssa, vaata. Ma sõin nagu üli palju. Äkki me saime teada, et me oleme bussi peale hiljaks jäämas. Nii et mida me pidime tegema? Ma panin oma seljakoti, flyierid, kõrvaklapid, panin seljakoti selga ja me pidime bussi peale jooksma. Pesumasin käib kohus. Kohe, kui ma bussis maha istusin, ma sain teada, et ma hakkan oksendama. Eestis on see olukord väga lihtne. Mida sa teed Eestis, kui sa ühistranspordis tahad riba panna? Meil on lihtne etiket. Sa ütled väga viisakalt bussijuhile. Ta teeb ukse lahti. Ketid põõsasse. Kõik lähevad õnnelikuna koju. Välja artud see Siili poiss, kes seal põõsas oli. Ta saab pihta. Aga ma olen UK-s. Neil on need kuradi Harry Potteri bussid. UK bussidel on rohkem korruseid kui Rapla majadel. 2. Ma oleks saanud bussist maha ja ketile. Ma ei oleks saanud trepist alla ja bussist maha. Ma olin Arisandri ja Ardo vahel lõksus. Ja ma üritasin, teate, kui te üritate mõtetega iiveldust alla viia. Ja sa püüadki kujutada ette rahustavaid asju, mis iiveldust taanduma paneksid. Vanaema teeb pai. Sünne Valtri bänd läheb lahku. Veits kergem. Mul on veits kergem nüüd. Ja ma tundsin, et mu iiveldus hakkab taanduma. Kui äkki Sander, kes istus mu selja taga, ütles midagi, mis kogu mu protsessi täielikult ära annulleeris. Ta ütles, Tann ära kettima hakka. Aga teate mis? Ma olen võitleja, ma olen mees, ma olen soldat! Ja kui te arvate, et keti alla neelamine viib iiveldust alla, siis te eksite. Küsimus polnud enam selles, kas ma ketin, vaid millal ja kuhu. Nüüd pidage meeles. Ma olen eestlane välismaal. Ma esindan meie riiki. Meil on juba olnud halb aasta. Mainekujunduses. Kõigepealt Imre Arakas teeb palgamõrva asja, siis mulletiga tüüp ketib bussi. Kui palju Kelly Sildaru peab meie mainet kandma? Öelge mulle seda. Ma ei taha, et järgmine president peab Kellile helistama. Kelly, sa pead veel rohkem saltosid tegema. Oot, aga miks? Sest et Dan kettis bussi. Kes on Dan? Pole tähtis, lihtsalt. Palun te. Ta on noor Eesti neiu, mitte mingi kuradi propeller. Ta peaks praegu kuskil Türimaja peol näppu saama, nagu kõik teised. Aga ta ainult võidab medaleid. Sest et meil on vaja tunda uhkus. Nüüd Kelly nimel. Ma ei tohtinud bussi kettida. Ma pidin midagi välja mõtlema. Ja see sisemine Ida-Euroopa MacGyver minus ärkas. Ja ma taipasin, et minu ema kingitud seljakott on mul süles. Hakkan lukku lahti tegema. Ardo juba näeb, mis on toimumas. Ta ei ole isegi teisel istmel, ta on teises bussis juba. Ja ma teen selle seljakoti lahti ja ma ketin kõik. Böö. See on see, mis häält ma teen, kui ma ketin. Böö.
ja teate, kui te ketite seljakotti, okei, muidugi te ei tea, te olete normaalsed inimesed. Aga ma nagu kettisin seljakotti ja nagu, teate seda, kui sa tunned oma käega, et see seljakott täitub. See nagu täitus. Ja teate, kui te oksendate kas kotti või vetsupotti. Ja te olete lõpetanud, siis alati see kirstordil on see viimane pisar, mis nina otsa. Ja mingi ukrainlane see soov täitub. Iga kord, kui see higitilk kukub okse sisse, mingi ukrainlane saab elamisloa. Ja ma istusin neid UK-s, seljakoti täis kettis üles. Ja ma pidin kuidagi koju saama. Ja ma tõmbasin luku kinni. Ma tõusin püsti. Ma panin selle seljakotti endale selga. Ma kõndisin trepist alla ja kuna ma olen siiski viisakas mees, ma ütlesin bussijuhile have a good evening, sire. Ma kutsusin Uberi juhi ja kohe, kui ma autosse istusin, ta oli nagu Brad Pitt filmis Seven. What's in the bag? What's in the bag? Ja see on see, mida mõnuained sinuga teevad. Need muudavad sind täielikuks fucking naarikuks. Sa kaotad võime ennast analüüsida, ennast kriitilise pilguga kõrvalt näha. Sest et olgugi, et ma olin just oma ema kingitud seljakoti täis oksendanud. Mul jäid kõik show'd tegemata tol päeval. Professionaal, on ju. Vaatamata kõigele sellele. Samal ajal, kuna ma olin siiski kivis endiselt. Samal ajal, kui ma koti küljest Mentose tükke maha kühveldasin. Teise käega ma kirjutasin Sandrile, mees, kas sa jäätis saaksid tuua? Ja mida ma teile sellega öelda tahan, mida iganes paska saatust ja ellu toob, mis iganes trauma, mis iganes asi, pole mõtet seda sitta oma õlul edasi kanda. Aitäh teile!